No nii, 7.36 ja see kellaaeg tähendab seda, et siirdume loomaaeda, Tallinna loomaaeda siis. Loomaaia uudised 36. nädalast. Eelmisel nädalal esmaspäeval 29. augustil sündis vasikas Ameerika piisoni karja. Jep. Sündinud vasikas on emane, hästi tragi ja kange iseloomuga, sünnijärgsel kiibistamisel punnis ta kõvasti vastu, siples ja karjus, nii et teda tuli lausa 2 mehega kinni hoida. Teisipäeval 6. septembril sündis emane Jaki vasikas. Nüüd on edasi 3 punkti poole öeldud, kuidas tema vastu punnis. Miks teda kiibistatakse, kui ta niikuinii puuris ja kuhugi ei lähe? No ega ei ole teada. Mäletatavasti alles hiljuti, kas rookassi poeg põgenes ära ja oli päev otsa kadunud. Ja, et ta võib metsa minna teiste Eesti rookasside ja piisonitega segi minna. No nii see on ja mis on salata, võib ju minna ka külastajatega segi ja mõnes käekotis siis välja hiilida. Seda on ennegi juhtunud maailma loomajanduse traditsioonis, et siis Ameerika piisoni vasikas kellegi käekotis välja hiilib loomaaedast. Nii et sellepärast siis. Amuuri Leopardi fänniklubi liikmed kinkisid loomaaednikele kinokülastuse ja Amuuri Leopardide mängimiseks suured plastikpallid. Loomade elu puuritingimustes põnevamaks muutmiseks on neil veelgi toredaid plaane, mida nad tasapesi ellu viivad. Nii et varsti, kui lähete kinno vaatama näiteks Lottet, siis võite teie kõrval võib istuda üks irbis. Ja või siis, kui lähete vaatama mõnda õudusfilmi, siis itsitavad teie kõrval vööthüänid. Jop. Nii, väärt kingitusi tegi loomaaiale Kadrioru park. Hooldusraie käigus maha võetud vanad suured puutüved ja õõnsad notid, mis pargist loomaaeda jõudsid, pakuvad loomadele avastamisrõõmu, on head jõukatsumiseks või lihtsalt mängimiseks, peitumiseks. Ma tean, ise nägin, kuidas siis üks Kadrioru pargist maha võetud jalakas viidi elevantide juurde ja Tallinna loomaaia elevandipull Karl on siiamaani selle jalaka õõnsuses ja keeldub välja tulemast. Ainult siis teeb vahepeal sellist öökulli häält ja iniseb vaikselt. Mõnust. mina muidugi seda, minule see asi ei meeldi. Puu ei ole mängu asi. Ja tegelikult puu on eestlase jaoks ikkagi püha. Püha asi, et selles mõttes, et elevandid ja teised hüäänid ja võivad seal pulli teha, aga puu ei ole mängus asi. No. See on sama hea, kui elevant sureks ära ja viiakse puude juurde Kadrioru parki puudele mängima. Visatakse puu otsa, et puud saaksid temaga mängida. No, see on muidugi inetu, jah, aga no mis teha? Mina olen natuke teisel seisukohal. Nii, jätkame. Nõmmel pühapäeval ära jooksnud paabulinnupaari isaslind leidis ise kodutee üles, emaslinnu ekslemised aga lõppesid loomaaiast, kust omanik ta lõpuks õnnelikult kätte sai. Oota, kus nad ära jooksid? Nõmmelt jooksid ära. Minu lähestelt. Elavad 2 paabulindu? 2 paabulindu, jah. Need on seal Valdeku tänaval poe juures kohe ühetoolises korteris. 2 nad elavad. Millest nad elavad, seda ei ole teada. Igatahes nad seal nad elavad. Nende kodu on väga inetu. Aknast paistab. Kardinaid ei ole ees. Nad jooksidki ära. Nad ei saa ju koristada oma tuba millega. Ega nad ei suuda ju... Neil on nüüd tiivad, millega on väga hea tolmu pühkida. Aga see lihtsalt ajab tolmu lihtsalt see korraks õhku ja et nad ei suuda ju tolmu imet isegi kasutada. Täiesti loogiline kõik. Lagedil hüljatud punakõrv ilukilpkonnal nii hästi aga ei läinud. Punakõrv ilukilpkonn? No see pikkade punaste kõrvadega... Kilpkonn, kes pannakse Kamina Simsile. Aha. Ta püsib seal tavaliselt. Ja küünla võib selja peale panna ka. Loomaaeda toodud loom lasti veelinnutiikidele, kus ta Eestimaa talvekülmast talitumisega loodetavasti hakkama saab. Võõrliike Eesti loodusesse lasta ei tohi. Nädala algul saabus loomaaeda suur laar arbuuse, nii et kõik, kes arbuuse söövad, said nendega maiustada. Kes söövad? Ei ole kirjutatud. Mati Kaal sööb kindlasti, hundid söövad, teadaolevat lõvid on suured arbuuside armastajad. Minu arust ka need teod on söövad arbuuse ja ka väiksed anakondad, kui nad on siis alla poole aasta vanused, siis nad ikkagi söövad arbuuse. Loomalembestel kaaskodanikkel ja kooliõpilastel tasub hakata sügisande koguma. Looma ja loomad ootavad hea meelega sarapupähkleid, tammetõrusid ja pihlakamarju.